Olen läbinud 100 kilomeetreid, kohtunud väga ägedate inimestega ja lõpuks on aeg iseendale. Olen jõudnud Lootvina puhkemajja, mis on imeilus ja asub 6 meetri kõrgusel. Kohe näete, mis siin täpsemalt sünnib. Mis selle maja huvitavaks teeb, on see, et see asub puu otsas, nagu ma ütlesin, 6 meetri kõrgusel ja päris puude otsa ehitatud. Ja kui me sisse astusime, meil oli üllatus väga suur, sest maja perenaine oli meile jätnud joogipoolist ja ka pitsasid. Näitaks, aga tahaks endale hoida neid. Teekond on üsna pikk olnud ja ma tunnen, et kondid on täitsa külmaks läinud ja ma nägin, et siin pakutakse ka cappuccinot, nii et ma arvan, et hetkel on ainuõige teha endale üks kohvilaadne toode. Mul on endal ka kodus see, aga ikka unustan ära, kuidas see käib. Juhega seina. Loomulikult sellised asjad ununevad ikka ära, on ja? Kohe, kui see vilkumise lõpetab, siis saab panna siit, näed, nüüd saabki. Ma kujutan ette, kui mõnus tunne siin võib olla oma kallimaga koos. Aga mul on õnneks see võimalus siin olla üksinda. Eestimaa talv. Aga jällegi, järgmine päev võib tulla lund. Ja nüüd läheme sauna. Voodi on pehme. Siin on üsna jahe, aga kohe ootab mind väga mõnus saun. Nii et lähme sinna. Eesti talv on ikka parim, kui saab sauna ka külastada. Või mis te arvate? Viskame leili ka. Viskame nüüd ühe korraliku leili. Sõrmed külmusid ära natuke õues. Ja viskame veel. Ja veel. Mina saan siin küll täna üksi seda puhkust nautida, aga ma kujutan ette, et kui mõnus siin on olla oma kallimaga. Selle tänase õhtu lõpetame selle mõnusa saunaga, mis on väga mahe. Ja juba homme sõidame saartele ja vaatame uusi põnevaid kohti talvises Eestis. Ma pean midagi jagama. See koht on nii maagiline ja võtab lihtsalt sõnatuks. Siinne rahu ja vaikus puhastavad meelt ja vaimu ning loovad uue energia. Täpselt selline tunne, nagu oleks osa loodusest. Täpselt nii tundsin mina siin. Aitäh näitamaks elu puu kõrgustes. Kätu ja Liisu. Siin on väga ilus tagasiside ja kõik see on täpselt nii, nagu mina siin tunnen. See on maagiline.
kell on 5 hommikul ja nüüd tuleb õigeks ajaks jõuda saartele. Praam ootab ja kohtume juba järgmises kohas.